Külmetushaiguste ravimisel on ammustest aegadest alates kasutatud ravimtaimedest teed. Mida peaks silmas pidama ravimtaimedest tee tegemisel, et sellest oleks ka tõsiselt kasu? Nii nagu ravimtaimede puhul, mis tahes tervisevaevuste puhul kindlasti tuleb jälgida siis seda, et me õige asja puhul kasutame õiget taime. Ja kui see on nii, siis tuleb ka tähelepanu pöörata sellele, et mis vormis me seda kasutame. Ehk et kui me räägime nüüd nohust, räägime viiruslikest külmetushaigustest, ülemiste hingamisteede põletikest, siis vägagi olulisel määral tuleks rohkem rakendada inhalatsiooni, siis auru sisse hingamist, mis siis omab sellist otsesemat toimet võrreldes sellega, et me ühe või teise taime teed nüüd jooksime endale sisse. Aga samuti peaks siis pöörama tähelepanu ka vastavatele sellistele preparaatidele, mis on apteegis olemas. Ja kui me nüüd ise teeme neid vesitõmmiseid taimedest, siis kindlasti tuleb jälgida ka seda, et me laseme taimset materjali siis piisava aja matsereerida, vähemalt 10 minutit peaks selleks sobilik olema. Ja hästi oluline on ka see, et me piisavas annuses neid taimseid tõmmiseid siis tarvitame. Et on selliste looduslike vahendite puhul just tüüpoht see, et neid võetakse liiga vähe ja nad lihtsalt ei suuda sellist terapeutilist künnist ületada ja toimima hakata. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!